on ilus suveõhtu, päike paistab mulle otse silma. Autos on täiega palav ja me lähme jälle reisile! Okei, tegelikult me ei lähe väga kaugele. Me lähme seekord reisime kodumaa piires. Lähme Saaremaale. Esimese asjana me lähme võtame peale enda sõbra Oskari, kes tuleb meiega kaasa. Vaata, ma kontrollin, kas mu jalad on kaasas. Oskar, nii. kuhu me lähme? Kõigustele! Kõigustele! Mõnus hommikupooliks Saaremaal. Okei, kui välja arvata need lehmad, kes juba hommikul vara undama hakkavad. Lähme edasi. Filmin ka siis. Oskaris vlog. Filmin ka sind siis. Ma filmin sind rohkem. Täh sulle. Nüüd sa oled siin purgis. No nii, oleme Sandra maakodus Milvi juures ja Sandra hakkab mul kohe soengut pügama. Pügama, see on mingi lammas. Siin on seda juust on nagu juust. Sandra teeb mulle soengu pähe ilusasti ja peale seda hakkame riideid valima, et Kõigustel oma rahva peal on see aasta teemaks Mehhiko stiil ja vaatame, mis mu endale selga saan. Kulm ka minema jah. Ma ostan sulle viieka, kui mul kulmu ära jääb. Võrdme 5 euros. Nii, Hansu juuksed ja habe said paetud. Nüüd lähme vaatame, mis Oskar teeb. Tere! Tere! No nii, millega teie tegelete siin? Me pahteldame. Sisuliselt, mis ma teen, on see, et ma pahteldan selle nagu paksu LR-pahtli sinna kinni. Nii et su isa saab tulla ära lihvida selle ja siis võib-olla valge värviga üle teha ja siis tapeet sõina. Muidugi tapeeti me ei pane ahju peale, sest et see on tuleohtlik. Ilmselt paber ju põleb, aga... Ei, tööd peab tegema, enne töö siis lõbu. No, absoluutselt. Yo necesito mi sombrero. Mis tegema lähme? Me lähme mulle riidid vaatama praegu. Vaatame, siin on palju erinevaid riideid. Mu vanaema otsib. Outfit number 1. Teine outfit. See on sombreroga. Kolmas outfit. Müts on vähe sirgem. Müts ei meeldi mulle. Nii, outfit valitud ja kulutatud 0 eurot. Meeldiv. Ainult natukene pidi vanema aega kulutama. Oskar. Aga ma võin tagurida ka, see pole midagi. Miks? Hyvää päivää! Vanema mõtlesid, kuidas sul nagu kõige mugavam on, sa tegid just selle, mis nagu ei peaks olema. Ja tagurdamine ei ole minul probleemiks. Issand, kiiresti. Lähme mööda rallirada. Oh my god. Ma vaatan paadist kiikriga, kui kaugel on see Saaremaa. Ma vaatan paadist kiikriga, kui kaugel on see Saaremaa. Ei paremat pole kuskil maal, kui suisel haajal Saaremaal. Ei paremat pole kuskil maal, kui suisel haajal Saaremaal.
olemegi lõpuks jõudnud Kõigustele juba 3. korda täna, sest me tegime droonivõtteid. Sandra lennutab drooni veel. Kuidas on? Ma ei saa aru praegu. Ei saa midagi aru. Aga kuidas on esimesed emotsioonid Kõigustelt? Kõigust esimene emotsioon on see, et ma tahaks tegelikult nagu minna kuskile vetsu, kus on peegel ja ennast nagu korda. Sest on lipidu! Kõiguste festival toimub imelises Kõiguste sadamas Saaremaal, kus sel aastal esinevad näiteks Everton the Two Dragons, Minimal Wind, Ures ja Ecolab. Kõige ägedam on see, et festivali korraldajateks on meie enda sõbrad. Mis asja? Kas hommik on tõesti juba käes? Veider. Just oleks nagu olnud õhtu. Inimesed. Pidu. Muusika. Nüüd on justkui nagu tühjus. Oot. Mulle meenub midagi. See ei ole ju üldsegi veel viimane päev Kõigustel. Okei, aga koristame siis ala natuke puhtamaks, et teise päeva melu saaks varsti alata. Mõni alles telgis ärkab, ringutab, mõni peseb hambaid ja mõni palvetab, et muusika tema kõlaris igavesti kestaks. Rabasite mind otse teolt ja üldse pole plaanitud see intervjuu, aga siin ma olen. Siin sa oled. Tahtsin küsida seda, kus tuli idee üldse Kõiguste festivali alustada? Ma ei tea, kas te olete näinud, seal on selline asi nagu mälestuste sein. Ja siis seal on see, et 2019 see maja ja siis seal on hoov ja siis tahtsime sünnipäeva pidada kuskil nagu suurema kambaga. Minu sünnipäeva ma tahtsin, ma ei tea, kas teised ka tahtsid. Ja siis lõpetasin ülikooli ka umbes samal aastal ja täpselt samal aastal. Ja siis otsustasin, et tahaks mingit suuremat pidu teha vaata kambaga, keda pole nagu 3 aastat näinud kogu ülikooli aja vältel. Ja siis pidin sünnipäeva pidama ja bookisin selle maja ära selleks ajaks. Tuli välja, et ma töötasin Christopher Nolani Teneti peal. Natuke uhustamine, okei. Ja oligi põhimõtteliselt nõnda, et rock'n'roll ja järgmine aasta olime siin sama koha peal, siis olime seal kaugemal ja nüüd oleme tagasi jälle siin ja siis äkki järgmine aasta oleme jälle kaugemal. No selge, aitäh Rait selle hommikuse eksklusiivse intervjuu eest. Nüüd, kas ma võin ära minna? Jah, sa võid ära minna. Live on kohe kell 12, aitäh, mul on seal poolik, aitäh. Tule siia, Merchi reklaam. Prodigy. Tõesti maailma parim pusa.
mine Sandra, rikkus mu hommik ära. Tal on sokid ja varbavahed ja täiesti cancel. Festival on cancel. Aitäh, et tulite. Näeme järgmine aasta. Kuule, see ei ole õige asend, Karel. Ma ei saa, mul hakkab pääse niimoodi. Küll, jah. Ma tunnen sellest kõik pähe poole. Opa, kuule, nii saa olla, jaa. Mul hakkab pilt niimoodi üle hirvendama. Ma olen purje. Jah. Ja teen, mida? Nii, käes on siis festivali teine päev. Ametlik osa on ainult siis esimesel päeval, kuhu saavad kõik tulla. Ja teine päev on siis mõeldud enda rahvale, ehk siis korraldaja enda sõbrad, tuttavad ja nii. Ja teise päeva ajakava on selline, et kõik saavad esineda, kes tahavad, pidid ainult eelnevalt veits kirja panema. Ja täna tuleb kindlasti väga-väga huvitav päev. Meil on alati siis kõigustel on mingisugune riietusteema ja tänane teema on siis Mehhiko. Ehk siis enamik inimesi tulid siin sükast Mehhiko sombrero tassidega. Mina mõtlesin, et ma olen siis Mehhiko kellegi rikkuri naine ja siis mul on selline kleit. Dinosaurused, nad on mu lemmikud, aga ma ei ole dinosaurusi kunagi näinud. Ma tahan, et nad oleksid koos meiega. Äkki mis nad sõpradeks, äkki nad ei sööks meid ära. Majomees, ketšupiga, roosikaste. Teen kartuleid. Panen ketšupit peale. Teen kiirereid. Teen kartuleid. Ketšupit peale. Ja ma alustan mehest, kes alles hiljuti pani abielu sõrmuse sõrme, on väga tubli pereisa. Ta nimi on Karel Õispuu. Käed kokku, hands together for Karel Õispuu, our first attendant. Järgmine mängija. The next player. Eile ta oli mees, kuid täna on naine. Yesterday was a man, but today is a woman. Puta Eve! Come here. Kõigepealt kuulavad kõik, ma räägin reeglid ära. Siit sõidad rattaga teise kaini. Jooksed sinna kai otsa, seal on supilaud teid ootamas. Tuled supilauaga üle, jooksed siia, kus on tiimiliige, annate talle plaksu, aga tiimiliige läheb sama teed tagasi. Et ei pea keegi vahepeal asju tagasi viima. Make sense. Pöördumine vaatajate poole. I did not sign up for this. Mind pandi niimoodi tanki lihtsalt. Ma istun ilusti lava ees, on ju. Ja siis tuleb tutvustus, et järgmine mees on see, kelle nimi riimub süvariigiga. Ma hakkasin ringi vaatama juba mingi, ootan, mis toimub praegu nagu. Aga no davai, no, teeme ära. You can do it, I believe in you. Vaata, kellega sa ühes tiimis oled. Ja mul on full Baywatch. Baywatchi tiim, vaata, punased püksid. Ja kuidas on tunne enne Ironmani? Ei saakski parem olla ausalt öeldes. Ei saaks, jah? Oled valmis? Mitte eriti. Ja kuidas on tunne enne Ironmani? Tead mis, 5 minuti pärast sa näed mind kettimas. Ma ei usu seda, näita mulle. And what are the thoughts before Ironman? There are no thoughts. You can't have any thoughts. Clear mind. Clear mind? Okay, Clear you ready? mind. You ready to win? I'm ready. I'm born ready. I was made for That's this. great. No nii. Let's go. Oi, see läheb! Go, Oskar! Pane juurde, Len! Vaata, mis su vasak jalg teeb! Sul on veel võimalus, evakiidu! You can do it! Fast! Tere! Ja kohe läheb rajale meie ankrumees Hans Olev Vaher. Hans, oled sa valmis? Ma olen valmis. Sul on lausa... Mul on kena pehmendus all. Me oleme ringi käes. Hansul pole pinget, aga kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Ma arvan, et ma jooksen hästi seksikalt. Hans lubab joosta hästi seksikalt, pärast vaatame, kas ta jookseb hästi seksikalt.
ja sealt tuleb meie eelviimane mees ja ta tuleb ja Hans juba läheb. Hans on juba valmis. Ma tulen ka, Hans. Oota. Sinnapoole, Hans. Sinnapoole. Kiiremini, Hans. Ja sealt on konkurent Karl Riim, kes on eriti kiire algusega. Ja Karl läks selle katuse, aga meie Hans on jõudnud lõppu. Peale 2 kilomeetrist supisõitu ja ta läheb nagu noor hirv. Ja kohe tuleb meie ankrumees Hans Olavi Vaher ja ta tuleb. Vaata, kus sõidab endine jalgrattur. Endine jalgrattur. Me võitsime! Red Pants! Red Pants! Red Pants! Red Pants! Ironman nagu iga aasta. Väga väsitav, kuigi nagu enne seda võistlust mõtled ikka, et võtad nagu lebot, vaata. Aga siis, kui see võistlus kätte tuleb, ikka tahad nagu maksimumi anda. Ja nagu ei ole valikut. Varsti hakkama esinema, siis saab pulli tegelikult. Hello, my name is Hans and this is my küttepull. So enjoy! On juba tavaks saanud, et Kõiguste festivalil ma teen ühe väga energilise miksi, mida kutsutakse Hansu küttepuldiks. Kuna ma kuskil mujal esinemas pole jõudnud käia või lihtsalt ei ole ennast sebinud kuhugi mängima, siis tegu on ühe väga eksklusiivse setiga. See aasta olin ennast eriti hästi ette valmistunud ja muusika oli toorem kui varem. Siit ka mõni video. Everybody knows this one, so let's sing it out. It's like good times, we only gonna dance because you see me mashing up your always. I know you can't get enough of my soul. It's like good times, we only gonna dance because you see me mashing up your always. I know you can't get enough of my soul. Olen meeldivalt üllatunud, kui paljud ennast lõpuks telgist välja ajasid, et seda momenti kogeda. Muidugi ei saa ma tänamata jätta MC Dave Hammi, kes ajas rahval verekeres voorama. Suured tänud ka peakorraldaja Raidile, kes laseb mul ikka ja jälle Kõigustel esineda. Rahvas! Teeme närvi! Teeme närvi! Okay.
Ka mina ja Oskar panime just Kõiguste Festari jaoks kokku duo nimega Kontrast. Nautisime täiega, sest saime mõlemad üle pika aja jälle laval olla. How it is for us, and it's all because now if we're talking about it, you got a perfect one, so put it on me. I'm searching, I still believe. No, love ain't no stranger. I was alone, and I needed love. So much of sacrifice, so I was screaming on. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ooh, ooh, high all the time to keep you off my mind. Take me to a new dimension. Take me to a new dimension. Take me to a new Hell is down and heaven's here. There's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here. Now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rocker, baby. My dear. So come on, let me entertain you. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Let me entertain you. aitäh teile, Kõiguste! Üks lugu veel! Kõiguste, kordus! Come on! Sometimes I go out by myself and I look across the water. Across the water, motherfuckers. Since I've come home, where my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over? Juba teist aastat järjest teeme poistega projekti nimega USA College, mis peaks inimestes tekitama tunde, et nad asuvad selle laivi ajal kuskil Ameerikas ülikooli peol. Väga palju tähelepanu on pööratud just eriefektidele, valgusele ja muusikale, kus on palju tuntud lugusid. Yeah.
Teiega oli tore õhtu. Me oleme USA College. Aitäh teile. Te olite uskumatud. Me teeme seda järgmine aasta uuesti. Mis tehtud, see tehtud. Uus päev on homme. Aitäh teile. Nautige ja paneme Bäkkaris peeneks. Aitäh teile. Seekord sai siis selline. Ja järgmine aasta ole kindlalt kohal, sest Kõiguste, see on mõeldud kõigile! Tulge kõik, see, kes vaid tahab, tulge kõik, see, kel pole raha, tulge kõik, vaesed ja rikkad üheskoos. Tulge kõik. Kõigustelt on nüüd mõni aeg möödas. Video on meil peaaegu valmis, aga oleme siis aru saanud, et audio ei ole kõige paremal tasemel. Aga upgrade ime siis seda DJI Mike'iga, mis on täiesti uus produkt. Review'd on hästi head olnud sellel mikril, kuna see on pisike. Et ta töötab nagu raadiosaatja põhimõtteliselt. See võtab heli vastu ja siis mikker on su üles ops. See on ikka päris pisike. Ja siin on magnet. Kui ma selle kätte saan, see on väga tugev magnet. Nii, ja nüüd ma saan selle panna endal särgi külge. Ja siis ta on mul niimoodi siin. Ja sellel on kaasas ka kott. Koti sees on meil ka tutid. Tuult käib selle külge, et siis tuuleheli maha võtta. Jop! Nende mikrofonide eelis on see, et Sandral võib üks mikrofon küljes olla, minul teine ja siis me saame olla 250 meetri raadiusel sellest seadmest. Ja siis see heli peaks ikka kaamerasse hästi kõlama. Eks me saame testida seda, aga nii palju, kui me oleme vaadanud videosi, siis nii ta töötab. Siin on hea puutetundlik ekraan. Keeled. Võtame China. No thank you. Okay. Nüüd on kuulda. 1212. Ja selle saab otsa iPhone'i ühendada. Ühendame taha ka kohe, vaatame, mis see heli teeb. Siia käib iPhone'i adapter. See läheb niipidi sisse siia. Niimoodi. Ja nüüd te kuulete heli läbi mikri. Ma võin minna kööki. Ma võin selja keerata teile. Ma võin karjuda välja. Ilusat hommikut, naabrid! Kajas ka kusjuures. Ma võin petsu ka minna. Kuulata siis. And I'm back. Ja ärge muretsege, me pole Mollit unarusse jätnud. Käimas on suured tööd, peale mida peaks ta olema tugevam kui kunagi varem. Sellest kõigest peagi lähemalt uues videos.